Aastad 2016 kuni 2018 olid JCI Toompea koja jaoks väga uuenduslikud ja murrangulised. Sellel perioodil alustasime Tallinna Inglise kolledžis ettevõtlusõpet, mis on nüüd läbi aastate JCI parima noortele suunatud projekti tiitli pälvinud. Lisaks pidasime 25. juubeli sünnipäeva, kus olid paljud endised presidendid kohal, meie kodalased ja samuti meie sõbrad. Alustasime üldkogude kutsumist heade mõtete kolmapäevadeks. Samuti alustasime oma vabade rahaliste vahendite investeerimisega, et hiljem saadud tulu oma kodalastesse tagasi investeerida. Samuti tegime JCI saunapäevad ning palju muud põnevat. Praegu ongi mul siinsamas stuudios nende perioodide presidendid ja saamegi nendega natuke lähemalt juttu rääkida. Aga ennem lähme saame nendega tuttavaks. Tere Valeria, tere Leelo. Tere Kaspar. Te olete mõlemad üsna staažikad JCI-kad. Rääkige mulle, kuidas te Toompea kojaga liitusite ning mis teid siiamaani kojas hoiab? Mina liitusin Toompea kojaga tegelikult 2016 aastal, kui ma kolisin, aga enne seda ma olin Toomemäe liige, ehk siis JCI liige ma olen olnud juba aastast 2013. Aga Toompea kojaga pani mind liituma peamiselt see otsus tuli ikkagi kolimise tõttu ja siin olid kõige ägedamad inimesed. Ja see hoiab mind ka seni kojas. Nõus. Soovid veel midagi lisada või? Mina liitusin 2014 ja mind tõi siia üks hea tegevuslik projekt, kus me aitasime vähekindlustatud perede lapsi kooli. Minu aastal me tegime natuke teistmoodi, me võtsime fookusesse kehalist kasvatust ja me soetasime teatud piirkondade vähekindlustatud perede lastele spordijalanõusid, et nad saaksid kehvas käia, spordist rõõmu tunda. JCI-st ei teadnud ma mitte midagi, ehk siis puhtalt tõi mind kotta tõesti see projekt ja see mõte ja see soov panustada ühiskonda ja teha väikest heategu. See oli 2014, aga mis sind täna veel meie juures hoiab? Ei, no selles mõttes see oli nii-öelda esimene asi, minu esimene kokkupuude kojaga, aga pärast see hakkas nagu kasvama ja nii nagu Leelo juba välja tõi, tegelikult inimesed on see kõige suurem väärtus, mis kojas hoiab ja mis paneb iga kord mõtlema, et nii vinge üritus on tulemas, et tasub tulla, tasub inimestega suhelda. Tasub inimesi näha. Eriti siin koroona aasta oli eelmine aasta, eks ju, et üldse vähe näinud ja ma loodan, et järgmisel aastal läheb see kõik paremaks. Ja sellepärast ongi teid nii tore näha siin täna. Rääkides koja tähtsündmustest ja sellist projektidest ja rääkisid ka sellest lasteprojektist, mis sind siis meie kotta tõi. Sinu aastal sai ka alguse Tallinna Inglise kolledži ettevõtlusõppe projekt. Kus see koostöö alguse sai ja milles see projekt seisneb? Seda projekti me oleme täiesti edukalt ellu viinud juba õige mitu aastat. Tahaks tõesti loota, et läbi selle me suutsime ettevõtluspisiku nii-öelda süstida paljudesse noortesse. Tegelikult ma tean, et sellest on välja kasvanud ka mõned tõesti õpilasfirmad ja projektid. See sai alguse niimoodi, et üks meie koja liige, Sandra, töötas tollal Inglise kolledžis ja neil juhtus selline olukord, et neil oli mõte käivitada uutmoodi õpet ja õpetada ettevõtlust, aga ei olnud tegijad ja meie nii-öelda astusime vahele, aitasime seda kontseptsiooni paika panna ja hakkasime õpetama põhimõtteliselt oma kodalaste abil, aga pärast ka laiendades nii-öelda seda kogukonda kogu JCI Estoniale, kutsudes erinevaid lektorid. Ja ta on hästi praktilise väljundiga kursus, et me ei õpeta seal ainult teooriat, vaid me näitame ka reaalse elu näiteid, kuidas olla ettevõtja, miks mingid asju tehakse. Nii-öelda praktiline väärtus ongi see, et nad kirjutavad oma elu esimesse äriplaani. Ja eesmärk on süstida huvi ettevõtluse vastu ja hilisemates etappides nad saavadki minna juba õpilasfirmad asutama või siis sukeldud ettevõttesse. Ja see on nii lahe, et selle projektiga ise ka natukene nagu seotud olnud, siis ma näen, kuidas sul tuleb neid ideid, kuidas seda edasi arendada, mis seal veel teha saaks, eks ju. 2016. aastal korraldas JCI Toompea kodaga ettevõtluskonverentsi Lendame koos, mis oli siis keskendus rahvusvahelisele ettevõtlusele, eks. Räägi paari sõnaga, et mida koda sellest õppis? Toompea koda võib-olla ongi kõige erakordsem koda
Eestis just selle koha pealt, et me teeme hästi palju koostööd, meil on väga palju twinning-kodasid, eks ole, me suhtleme väga palju erinevate partneritega, noh, kas või näide, eks ole, et minu aastal me käisime külas Suurbritannia suursaadikul, et noh, niisama, eks ole. Aga see oli tõesti selline väljund, et me tegime koostööd ühe teise Eesti kojaga, eks ole, e-kojaga ja see pani meid mõtlema, et selleks, et jõuda kaugele, me ei pea alati kõike üksi tegema, vaid siis just harjutasime koostööd ja see ei olnud ju ainuke projekt, mis me tegime, et juba järgmisel aastal olid või oli see 2 aastat hiljem? 2 aastat hiljem olid suvepäevad ja kindlasti jäi see viimaseks. Kusjuures aitäh, et sa juba järgmise küsimuse sisse juhatasid, et järgmiseks Leelo juurde, et sinu üks aasta tähtsündmused oli siis e-kojaga kahasse korraldatud JCI suvepäevad, mis oli siis sauna teemaline ja võitis ka JCI parima projekti auhinna. Mille poolest, lisaks kõigele selle saunale ja kõigele, mille poolest see üritus eriline oli? Lisaks kõigele saunale. Saun tegigi asja eriliseks, et meil oli saunapäevadel tegelikult 3 sauna. 2 neist olid nagu statsionaarsed, aga selleks ürituseks spetsiaalselt pandi püsti kuppelsaun. Pärast seda võeti maha, aga see oli puhtalt meie jaoks. Ja ilm oli muidugi võrratu, koht oli võrratu, et inimesed said nautida programmi ja tegelikult ka niisama olemist. Kõik tundsid ennast vabalt, meil ei olnud mingisugust pinget peal, noh, korraldusmeeskonnal selles mõttes ikkagi natukene, aga inimesed said olla nii, nagu nad tahtsid. Ja muidugi see vägev pidu, kus me saime ka ühe senaatori juurde õhtul, oli ka metsik. See oli suurepärane üritus ja seal oli kõigega läks hästi, ilmaga samamoodi ja meeleolu, inimesi oli palju ja see oli tõesti suurepärane. Ja nagu ma kuulsin, siis ka mõned ettevõtted on sealt alguse saanud. Jah, on küll, tean. Jah, see vist ei ole minu kord seda kommenteerida, aga olen nõus, olen kuulnud. Ja taaskord on hea näide rahvusvahelisest haardest, et seal olid välismaalased kohal ja nautisid. Sinu aastal me tegime ka esimesed sammud koja vaba raha investeerimisel. See oli aastaid väldanud protsess, et võib-olla kirjelda natukene seda teekonda. No asi saigi tegelikult alguse sellest, et 2006 aastal korraldati Euroopa konverentsi ja sealt tuli päris hea kopikas ka Toompea kojale tehtud töö eest. Ja see raha seisis pikalt, pigem hoiustel hoiti nagu tagasihoidlikult ja siis tekkis punt inimesi, kes arvasid, et see raha ei tasu nagu lihtsalt hoida, vaid paneks ikka enda tarbeks teenima. Mõeldud tehtud, pikalt mõeldud, pikalt mõeldud, plaani tehtud ja kuna raha on üldiselt hell teema, siis ka kodalastega väga palju lobitööd tehtud, et kõik oleks ikkagi pardal ja lõpuks see plaan saigi siis oma ilme 2018. aastal lõpuks, kus tegime esimesed päris investeeringud. Aasta lõpus juba saime esimesed plussid sealt ja nüüd oleme seda Valeria ja Paavabiga ka igal aastal veidi mudinud ja kõik töötab. See on ju suurepärane mõte iseenesest ja suurepärane võimalus seda teenitud tulu siis kodalaste peale nii-öelda, mis see sõna on, investeerida kodalastesse tegelikult, eks ju? See eeltöö saigi algus juba aastal 2015, kus me hakkasime sellest rääkima, siis saidki juba nagu teadlikult valitud paremad hoiused, et küll see oli nagu madala profiiliga lendamine, aga ikkagi olid esimesed sammud tehtud. Nüüd tänapäeval oleme lähtunud sellisest põhimõttest, et pool sellest teenitud rahast lähebki kojale tagasi, kodalastele suunatud ürituste korraldamisse, et nii-öelda anda neile ka neid vilju, tehtud töö vilju nautida. Valeria, sinu presidendi aastal oli meil ka suur 25. juubeli sünnipäev Toompea kojal. Kuulsin ainult sellest, kui suur ja kui vägev see oli, aga võib-olla oli midagi sellist märgilist, mida sa tahaksid praegu meiega jagada? Ei, loomulikult see oli väga vinge üritus selle koha pealt, et see tõi kohale paljusid kodalasi, kellega varem pole olnud õnne kohtuda. Me saime tuttavaks väga paljude endiste presidentidega, me saime muljeid vahetada, me saime väga häid nõuandeid tegelikult, kuhu edasi minna kojaga, me saime head toetust ja ka edaspidi me jäime nii-öelda nendega suhtlema. See tõi kotta ka uusi liikmeid. See oli meelelahutusliku koha pealt ka muidugi suurepärane, aga tõesti see tõi sellise kodalaste vahelise sidususe võib-olla uuele tasemele.
ja loomulikult minu jaoks isiklik highlight võib-olla oli hoopis ka õhtu enne, kus me hilistel õhtutundidel koos Anna-Mari ja Mariga vorpisime dekoratsiooni ja ongi hea näide sellest, et kodalane tuleb appi, kui vaja. Kuuldavasti olid seal enamik endisi presidente kohal ja paljud kodalased, nagu sa ütlesid, eks, et kuidas teil see õnnestus, et kõik niimoodi kohale ajada, mis te tegite selle jaoks? Ei midagi erilist, 25 ja kõik olid platsis. Nii et 30. sünnipäeval siis tulevad ka kõik kohale? Absoluutselt. Suurepärane. Kusjuures üllataval kombel olid ka järgmised 5 sellel peol kohal. No vot. Kõik. Väga lahe. Leelo, sina oled tõenäoliselt kõige kauem koda juhtinud president, lausa 15 kuud. Kuidas sa selle intensiivse perioodiga hakkama said? Periood oli tõesti intensiivne, kuna ma käisin samal ajal ka ülikoolis, töötan õpetajana. Põhimõtteliselt oli minu sees reegel, kõik asjad, mis vaja teha on, tuleb teha tööl ära, ka koja asjad. Ja kui ma lähen koju, siis ma rohkem ei tee midagi. Ma vahest istusin töö juures kella 8-ni, vahest 9-ni. Õnneks majja veel luku taha ei jäänud. Eelkõige oli ikkagi toeks minu suurepärane tiim, kus oli ka Valeria. Et ilma nendeta, ilma oma meeskonnata ei suuda mitte midagi. Ja see hoiab tuju laes ja ei lase raugeda jõul. See jah, väga õige aspekt, et näiteks minu kõige suurem õppetund võib-olla minu presidendi aastal oli see, et peab alati olema valmis üllatusteks, sest neid tuleb. Ja need üllatused võivad olla nii negatiivsed kui ka hästi positiivsed. Et ongi see, et kui rabeled teed midagi ja siis tundub, et ei jõua, ei saa tehtud, siis tuleb keegi appi ja aitab asju korraldada. See ongi meeskonna roll hästi oluline. Ja natukene tulid sellesse teemast sisse, mida ma tahtsin veel puudutada, et JCI-s on liikmete eneseareng väga oluline, eks ju. Ja üks moodus, kuidas siis seda arengut pakkuda, on läbi erinevate rollide. Ja istute siin täna endiste presidentidena, siis küsimus teile, et presidendi roll, mis see teile andis ja mis see oli kõige suurem õppetükk sellest rollist teie jaoks? Minu jaoks kõige suurem õppetükk oli ikkagi see, et usalda inimesi ja kuula neid ja teinekord ka jaga enda muresid, mitte teinekord, alati. Et mitte kunagi ei oska ette kujutada, kust kohast võib see lahendus tulla sinu murele, probleemile, rõõmule ka teinekord, mis on juba mitu päeva peas vaevanud. Ja räägid inimesega ja näed, asi lahendatud. Kas sa soovid veel midagi lisada? Midagi, mida see roll andis, mis mingid õppetükke? Eks need kõige suuremad õppetükid tulevadki läbi selle, et sa saad väga erinevate inimestega koostööd proovida ja ongi, et mõned asjad õnnestuvad, mõned asjad õnnestu. Mingites olukordades võib-olla on ka juhtimislaadsed väljakutsed, eks ole, et näiteks sa näed, et mõni projektijuht teeb otsuse, mis ei pruugi olla õige sinu vaatevinklist, aga sa pead teda usaldama ja andma talle selle võimaluse. Kas siis, kui ta feilab, eks ole, aga tema saab selle pinnalt õppida ja see aitab teda edasi. Sa ei tohi mõelda ainult oma eesmärkide täitmisele. Me peab mõtlema natuke laiemalt just inimestele. Mitte ainult lahenduspõhiselt, vaid... Just, ja ka inimese põhiselt, et inimene on lõppkokkuvõttes kõige suurem väärtus ja kõige suurem, kõige tähtsam vara, mis kojas on. Kojas ja tiimis ja ettevõttes ja igal pool on. Väga huvitab mind selline asi, et mida teie JCI-st, mis te näete, mida te saanud olete või kuidas te teid muutnud on või andnud on, mis elu muutvad asjad, on midagi sellist, mida te tahaksite ja saaksite jagada? Mina julgen ausalt öelda, et mina ei oleks õpetaja, mida ma täiega naudin. See on tõesti amet, mida ma täiega naudin. Aga ma ei oleks õpetaja, kui ma ei oleks JCI-s. Ma poleks julgenud võtta vastu seda muutust ja seda otsust. Päris ausalt. Mina olen väga õnnelik, et JCI tõi mind kokku väga erinevate valdkondade inimestega. Et võib-olla oma igapäevaelus oled rohkem kinni oma mingis valdkonnas, mingite huvialadega piirdud, eks ole.
et see kindlasti avardus seda kontaktide võrgustikku ja kindlasti on nii-öelda selline võimalus proovida ennast erinevates rollides, on ju need suuremaid ja väiksemaid projekte, eks ole, kus saab käsi külge panna, on ta siis nii-öelda selleks, et arendada oma mingeid oskusi või siis tõesti luua positiivset muutust. Lõpuks ma olen abikaasa ka, läbi JCI oma abikaasaga tutvaks saanud. Need on tõsiselt elumuutvad asjad tegelikult, eks ju, et kes alustavad ärisid, kes leiavad elukaaslasi, kes loovad sõprussuhteid terveks eluks, eks ju. Et võib-olla jätkuküsimus Leelole, et kuidas, ütleme, et nüüd JCI siis seda nii-öelda enesekindlust või seda julgust, seda astet nagu õpetajaks saada tegi? Selleks ajaks, kui ma selle õpetajaks saamise otsuse vastu võtsin, olin ma olnud kojas juba 4 aastat ja päris palju erinevaid rolle läbi teinud. Päris paljud inimesed olid siis lihtsalt süstinud seda enesekindlust juurde ja seda julgust. See oli ka põhjus, miks 2017 aasta oli nagu metsik aasta, sest et esiteks ma sain alles Toompea koja liikmeks, ma sain järsku EVP-ks, ma sain järsku presidendiks ja ühtlasi ma olin ka Eesti Koja sekis sellel samal aastal. et need otsused on kõik, või need rollid on kõik kuidagi minuni tulnud, ma ei ole otsinud neid, et ma tahaks seda teha, et ma ei ole otsinud, nad on kuidagi lihtsalt kõik tulnud ja ma olen nad lihtsalt vastu võtnud ja tänu sellele on ka mu enesekindlus kasvanud. Sest keegi on minusse uskunud. Ja võib öelda, et mina ka usun sinusse ja kõik meie koja liikmed, ma tunnen, et on sellised, kes positiivse mindsetiga, eks ju, pigem toetame, pigem nagu julgustame, võtma seda vastutust, võtma seda rolli, tegema projekte, et see on võib-olla ka selline suur väärtus, mida Toompea koda annab. Ja tegelikult on kojas ka mentaliteet, et julge eksida. Ja isegi kui sa eksid, nagu Valeria tõi välja, et teinekord lasegi projektijuhil teha see otsus, mis sulle küll ei tundu nii hea, aga et las ta mängib ise enda mängu. Vaata kõrvalt, ole toeks, aga ära kunagi pärast parasta ja seda ei tehta kojas. Ka siis, kui on mingisugune projekt failinud, aidatakse sind püsti, pühitakse tolm ära ja lähme rõõmsalt koos edasi. Nii soe tunne tekkis kohe. Aga oma kogemuse põhjalt, mida te soovitaksite uutele kodalastele? Ma võin jätkata sealt, kus ma enne pooleli jäin, et kui koda sulle pakub erinevaid rolle, erinevaid võimalusi, siis ainuke asi on see, et võta neid vastu. Seda ma soovitangi. Vali iseenesest, mida pakutakse, aga kui sa väga pikalt valima hakkad, siis lõpuks enam ei pakuta. Ja see oleks natuke totter, eks ole, jäädagi ootama, et kandikult tuuakse täpselt seda, mis sa ise tahad. Tsiteerides ühe meie senaatori kuldseid sõnu, et koda annab sulle täpselt nii palju, kui sa ise annad kojale. Kui sa ise panustad, kui sa võtad rolli, eks ole, siis tegelikult hakkavad avanevad uued uksed, mille olemasolust võib-olla sa varem ei teadnud üldse. Ja minu jaoks seesama nende rollide vastuvõtmine, eks ju, et öeldakse ka, et sulle antakse kanda nii palju, kui sa kanda jõuad, eks ju. Ja tegelikult nende lisarollide läbi, nagu sa ütlesid, sa olid seal koolis 8-9, et praktiliselt töö läbi. Et see ei ole lihtne, aga ma kujutan ette, kui palju tegelikult te kasvasite ja kui palju kodalane kasvab, kes võtab neid rolle ja näeb vaeva, eks ju. Ja tegelikult kojas on 1 aasta juhtimine. See tähendab seda, et see periood kestab üpris lühikest aega tegelikult. Sa paned ennast proovile, eks sa annad endast kõik, aga tegelikult see väärtus, mis sa sellest saad, sõltub ka väga palju sellest, kui palju sa ise sinna sisse lähed ja kui palju sina oled valmis muutuma. Ja muidugi ma ei olnud iga päev seal kella 8. Okay. Et need olid mingid perioodid lihtsalt, kui oli intensiivsem aeg. Kas teil on võib-olla veel midagi, soovite lisada, mingeid mõtteid? Ma arvan, et minule kõige rohkem meeldis just see, et kõik need üritused ja kõik need projektid, mis me oleme teinud, on olnud väga mitmekesised, et meil ei ole ainult koolitusi näiteks või meil ei ole ainult suvepäevased, eks ole. See on kindlasti väärtus, et me saame ise suunata oma fookust ja teha kõike, mis me tahame. Sky's the limit. Jah. Väga ilus. Aitäh teile. Soovin teile järgmisteks aastateks ka palju õnne, rõõmu, JCI's tegemisi ja loodan teid palju veel järgmistel üritustel näha. Aitäh! Aitäh!